Olen kuulnud, et D-vitamiini süntees võib väheneda ka vanuse kasvades ehk siis vananemisega. Millisest vanusest alates hakkab D-vitamiini süntees nahas halvenema ja kui palju see suurendab vajaliku päikese käes viibimise aega? Jah, seal vanusega, nii nagu kõik protsessid kehas teataval määral aeglustuvad, eks see vanuse piir seal ei ole nüüd küll alati üheselt mõistetav, sest inimeste vananemise protsessid on ka erineva kiirusega. Võime öelda, et 6-70-selt võiks kaaluda lisa D-vitamiini võtmist ka suveperioodil, kuna tõesti nahasüntees väheneb ja ka tegelikult väljas viibimise aeg lüheneb sageli kas erinevate haiguste tõttu või siis ka soovi tõttu olla rohkem päikesevarjus või katta oma keha rohkem riietega. Et tegelikkuses ikkagi loodus on nii palju tark olnud, et nahavõime D-vitamiini sünteesida tegelikult säilib ikkagi kogu elu. Et see ei kao, see ei muutu nulliks 100-aastasel. Ehk siis tegelikult loomulik tootmine ikkagi käib kogu elu. Lihtsalt küsimus on sellest, kaua inimene väljas viibib ja on võimalik ka vanemas eas saada täiesti loomulikul teel D-vitamiini. Täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh teile ka ja edu ja jõudu. Aitäh. Päikest.